Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kallid kirikulised ja head palvelised, kuulajad ja vaatajad, soovin kõigile kallist ja õnnistatud pühapäeva. Kirikukalendri järgi on see viimane pühapäev enne paastuaega ja juba järgmine nädal saame lustida vastlapäeval ja selle järele kohe tuleb ka tuhkapäev ning paastuaeg algab. Ma loen Jumala sõna täna kirikukalendris antud jutluse tekstile Markuse evangeeliumi 10. peatükist. Aga nad olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes need 12 taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mida teda ees ootab. Vaatame, läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte. Ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning 3 päeva pärast tõuseb ta üles. Ja Zebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle: Õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Jeesus küsis: mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle: luba meile, et me istuksime sinu kirkuses, üks sinu paremal ja teine pahemal käel. Jeesus vastas neile: teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Nemad ütlesid talle: võime küll. Jeesus aga vastas: küllap te joote karikast, millest mina joon ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse, kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse teile, kellele see on valmistatud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles: te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda aga ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. See on Issanda sõna. Kallis sõber, vahel meie silmanägemine petab meid. Otsime näiteks taga prille, mis aga hoopis on meie nina peal ja ei leia autovõtmeid laua pealt, kuhu me ju suisa otse vaatame. Mõnikord nähakse ainult seda, mida igatsetakse ja tahetakse näha. Baaride ja restoranide põlevaid tulukesi, kuid ei nähta tulede taga ära kasutamist, sõltuvust ja vaesust. On olukordasid, kui asjad on nii maskeeritud, et me ei näe isegi seda siis, kui vaatame neile otsa. Üks selle kirjeldustest on tänane evangeeliumi tekst. Markus mängib oma evangeeliumis just nägemise kujundiga. Ta raamistab Jeesuse 3 ennustust, arreteerimine, piinamine ja hukkamine, mida Jeesus siin 3. korda juba ette kuulutab, 2 looga ja 2 pimedast mehest, kellest esimene oli noor ja rikas, aga vaimselt pime, ei tahtnud kuidagi oma varandust ära müüa ja siis Jeesuse järgijaks hakata. Teine kerjus
ent füüsiliselt pime. Pimedad mehed näevad, aga näed, jüngrid ei näe ega tahagi näha. Markuse evangeeliumist seda lõiku lugedes tõusevad küsimused, näiteks, mis võimaldab meil olla nägija, ka vaimsetest asjadest läbinägija, mis takistab meid nägemast. Nagu lugesime, kuulutab Jeesus 3. korda ette oma surma ja ülestõusmist. Oma surmaennustusega lisab ta ka lootuse noodi, ülestõusmine. Kõigepealt ei taha näha. Jeesuse esitatud Messias kui kannatav sulane, millest on pikalt juttu näiteks prohvet Jesaja raamatu 53. peatükis, erines sellest Messia ettekujutusest, keda jüngrid ootasid ja kujutlesid. Nemad ei tahtnud enda lähedal näha kannatavat sulast, ei tahtnud ise sellise äbariku kõrval olla või midagi sellist, kes on nende arvates nõrk eeskuju. Jüngrid igatsesid Messiat, kes võtaks poliitilise võimu ja suudaks maa peal, nende piirkonnas siis, kehtestada Jumala kuningriigi. Jeesuse kuulutus oli jüngrite kõrvadele liiga ränk, ennekuulmatu. Nad ei suutnud seda aktsepteerida ja keeldusid seda uskumast. Nad keeldusid ka seda nägemast, otsa vaatamast. Ja kui need 10 sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. Meie tänase lugemise salm 41. Võime ju nõustuda Jeesuse Messia versiooniga, kuid on olukordi, kus keeldume vahel nägemast, mida isegi püha vaim meile näidata soovib. Inimene ei taha näha ega uskuda, et märkimisväärse protsendi sissetulekust äraandmine võib olla õnnistus nii meile endile kui ka teistele. Samuti võime soovida jätkuvalt hoida oma patuseid harjumusi teiste eest peidus, et nendest mitte loobuda, vaid sobilikul hetkel neid tasakesi ja pisukesel viisil kasutada. Või soovime hoiduda hoopis inimestest, kellele peaksime andeks andma või keda peaks armastama ja peaksime nende inimeste juurde üsna kiiresti nüüd jõudma. Jüngrite nägemused mugavast elust hakkavad nende peades ringtantsu tegema. Eriti puudutab see 2 venda Jaakobust ja Johannest, kes tahtsid võimsat Jeesust enda kõrval, aga mitte ainult, vaid ka ise olla sobivatel positsioonidel ja soovivad nüüd uue võimu võimalikul kiirel kehtestamisel osaleda selles aktiivselt. Nad tahavad istuda uue Messia paremal ja vasakul käel, haarata võimsat positsioonis monarhias. Teised jüngrid vihastuvad ja õigusega. Kuidas siis Jaakobus ja Johannes, ainult 2 meie seast, saavad sellised paigad ja õiguse osaleda võimus? Jüngrid püüdsid välja selgitada ju sellega, nagu näeme, kes on suurim, tähtsaim ja võimsaim. Jeesus näeb oma vastuses olulisena hoopis alandlikkust, halastust, mida ta alati toonitab, et me peaksime seda palju rohkem õppima, ja ohvrimeelsust. Jüngrid seevastu kõrgeid positsioone neid ees ootamas. Jüngrid ei taha oma ettekujutusest mingi hinnal loobuda. Jumala kuninga valitsuses pole elu sama, mis maailmas ja ühiskonnas, on nad päris kindlad. Sellepärast panevad nad kõik mängu, et loodetavat saavutada. Jeesuse seisukohalt aga ei too Jumala kuninga valitsuses edu mitte suurus ega tähtsus, vaid kuulekus, alandlikkus ja otsustavus ja soov õppida halastust. Alluda püha vaimu juhtimisele ja otsida Jumala tahet.
Ja nüüd pime Bartimeus versus Jeesuse jüngrid. Jutluse alguses tõin juba välja noore mehe, kes tahtis Jeesuse jüngriks saada, kuid takistuseks osutus tema suur varandus, mida ta ei olnud nõus maha müüma, et siis teha otsustav samm Jeesuse poole. Tema nägemine selles suhtes oli pime, kuigi ta oli noor, terve ja silmanägemine füüsiliselt alles. Jeesuse kannatuse ja ohvrisurma etteteatamisele järgneb evangeeliumis pimeda kerjuse Bartimeuse tervendamine. Bartimeus on küll pime, kuid ta näeb, kes on Jeesus. Ta näeb teistmoodi kui terve inimene oma tervete silmadega. Bartimeus nimetab Jeesust Taaveti pojaks, viidates Messiale, kes pidi taastama Jumala kuninga valitsuse. Bartimeus näeb Jumala riiki pigem halastuse kui suuruse ja võimu valdkonnana. Niisiis kõneleks siin nagu Jeesus ise Bartimeuse olemise ja suu kaudu. Jeesus küsib Bartimeuselt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. See on sama fraas, millega Jeesus pöördub mitmel korral haigete või tõbiste poole, küsides, mida nad tegelikult soovivad. Bartimeus palub end Jumala abi saamiseks tervendada, aga selleks peab Bartimeus tuvastama oma vajaduse, selgelt ütlema, mis see on ja sellega häälega välja ütlema. Väga tähtis. Tundub imelik, et ta nii peab tegema. Oleks ju iseenesest lihtne aru saada ja järeldada, et kui inimene on pime ja kui Jeesus astub ta juurde, on loogiline järeldus see, et Jeesus kõigepealt taastab tema füüsilise nägemise võime. Jeesus aga soovis, et Bartimeus tuvastaks ise oma tõelise vajaduse. Mis on siis tal vaja? Mõistaks, et ta on hädas, ütleks selle välja ja nüüd astub Jeesus juurde kui päästja, kes ta oma olukorrast välja tõstab. Bartimeus saab terveks, saab nägijaks. Järeldus. Nagu Bartimeus võiksime ka meie soovida läheneda Jumalale selle palvega meid nägijaiks muuta. Õige on see, kui näeme Jeesuse silmadega, et saaksime olla avatud Jumala juhtimisele ja olla teadlikud Jumala liikumisest oma elus, aga siin peame ka ise selle oma vajaduse tõeliselt üles otsima, välja ütlema ja siis astub Jeesus meie juurde kui päästja, tervendaja, abistaja, kui Immanuel ja ütleb, ma teen seda, mis sul on vaja. Tõuse üles, saa terveks, näe jälle, haara oma käega, siruta oma jalga või mis on täpselt sulle vaja. Siis Jeesus tuleb. Ole kindel. Aamen.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear churchgoers and prayers, today we read God's word according to the Gospel of St. Mark. And according to the church year, today we begin the last week before Lent. And now to the text. They were on their way up to Jerusalem, with Jesus leading the way, and their disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again he took the 12 aside and told them what was going to happen to him, saying, "We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and hand him over to the Gentiles, who will mock him and spit on him, flog him and kill him. 3 days later he will rise." Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask." "What do you want me to do for you?" he asked. They replied, "Let one of us sit at your right and the other at your left in your glory." "You don't know what you are asking," Jesus said. "Can you drink the cup I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with?" "We can," they answered. Jesus said to them, "You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those whom they have been prepared." When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." This is the word of our Lord. Dear friends, viewers and listeners, sometimes eyesight deceives us. We look for glasses that are on our noses and can't find the car keys on the table. Sometimes you only see what you want to see, the bright lights of bars and restaurants, but not the exploitation, addiction, and poverty behind the lights. There are situations when things are discreased, so that even when we look at them, we don't see them. One such situation is in the text of the Gospel today. In his Gospel, Mark plays with the image of sight. He frames Jesus' 3 prophecies, arrest, torture, and execution, with a story of 2 blind men. The first young and wealthy, but spiritually blind. The second a beggar, but physically blind. The blind men see, but the disciples do not see.
As we read this passage from the Gospel of Mark, the questions arise like, what allows us to be a seer and what keeps us from seeing? As we have read, Jesus for the third time foretells his death and resurrection. With his prophecy of death, he adds a note of hope, namely the resurrection. So first, I don't want to see. The Messiah presented by Jesus as a suffering servant, about whom we can read from Isaiah 55, the whole chapter. This image differed from the Messiah the disciples imagined. They did not want to see a suffering servant or someone they thought was a weak role model. The disciples longed for a Messiah who would take political power and establish the kingdom of God on earth. Jesus' preaching was too harsh for the disciples' ears. They could not accept it. They refused to believe it. They refused to see it, even when it was obvious. And when the 10 heard it, they were moved with indignation concerning James and John. Mark 10:41. We can agree with the version of Jesus the Messiah, but there are situations where we refuse even to see what the Holy Spirit wants to show us. One does not want to see or believe that giving up a significant percentage of one's income can be a blessing to us and others. We may also want to continue to keep our sinful habits hidden from our others in order to not to give them up. Or do we want to avoid people whom we should forgive or love? Good question. The disciples' visions of a comfortable life begin to dance in their heads. James and John wanted a powerful Jesus and now want to take an active part in establishing a new power. They want to sit on the right and left hand of the new Messiah, to seize powerful positions in the monarchy. Other disciples were angry with James and John for wanting to share power. The disciples tried to find out who was the greatest. Jesus sees humility and sacrifice as important, while disciples value high-ranking positions. The disciples do not want to abandon their idea. In the kingdom of God, life is not the same as on earth and in society around us. In God's kingdom, success is not brought by importance and greatness, but by obedience to the guidance of the Holy Spirit and God's will. So, about blind Bartimaeus, verses the disciples of Jesus. The healing of Bartimaeus, the blind beggar in the Gospel, follows the announcement of Jesus' suffering and sacrificial death. About Mark 10, verses 46 to 52. Bartimaeus is blind, but he sees who Jesus is. He looks different. Bartimaeus called Jesus the Son of David, verse 47, referring to the Messiah who was to restore God's kingdom.
Bartimaeus sees the kingdom of God as a realm of mercy rather than of greatness and power. Jesus asked Bartimaeus, "What do you want me to do for you?" This is the same phrase he asked many times the disciples and the people who were ill and sick. Bartimaeus asked to be healed for God's help. To do this, Bartimaeus must identify first his need and secondly, state it loudly and clearly. It seems strange that this has to be done. It is easy to conclude that if a person is blind, the only logical conclusion is that the person's ability to see must first be restored. Jesus wanted Bartimaeus to identify his genuine need first, and to realize that he was in trouble second, and the third, that Jesus was the Savior who could come and rescue him from this bondage and save him from his situation. And he did it. So our conclusion would be, as like Bartimaeus, we might want to approach God with a prayer to make us seers as well. But first, it is our duty and obligation that first we must identify our need. Second, to acknowledge the need and speak it out loudly and clearly in our prayers or in a company of believers and friends. And then Jesus would come and rescue us from our bondage of sin and devil, and take us out from this very bad situation. It is right to see Jesus with our eyes, yes, so that we can open to God's guidance and be aware of God's movement in our lives. It is sure Jesus will come. He wants to come to our life and rescue us from this bondage of sin, to bring us out of the devil's kingdom to the kingdom of God. May God bless you and keep you in your palm until we see each again the next Sunday. The time of Lent, would it bring you blessings, comfortable understanding. May Jesus' blood cleanse you from all your sins. Amen.